Hei tervitus, minu nimi Maarja Karro, olen kinnisvaramaakler ja olen praegu siis Viljandis Köstri tänaval. Ja minu selja taga on maja Köstri 15 ja siin majas tuleb müüki või on juba müügis tegelikult 2 korterit ja lähme vaatame seda ilusat renoveeritud maja lähemalt nii seest kui väljast. Aga enne kui korteritesse sisse lähme, siis ma räägin sulle natukene sellest asukohast ka. Köstri tänav siit linna poole minna, kesklinn circa 1 kilomeeter, 5 minutit jalutamist teatrisse Ugala, Valvo ja Org, mõnus koht ajaveetmiseks, discgolfiväljak, koortjalutuspaik, laste mänguväljakud. Ja seal saab siis mõnusalt aega veeta ja samuti siis Paalajärved ja kõik on siin tõesti 5-10 minutit jalutada. Ja siit siis teed sinnapoole minna, siis on näiteks raudteejaam. Samuti 10 minutit jala minna, nii et raudteejaamas ka siia korterisse väga mugav tulla. Ja siis 1 korter jääb siis siia tänava poole eraldi sissepääsuga tänava poolt ja teine korter on siis hoovi poolt sissepääs. Siin on ala, kus saab autosid parkida, aed, kinnistu suurus kokku on ligi 1000 ruutmeetrit. Siin kinnistul on siis ka kuur ja vana pesuköök, mis minu info kohaselt siis on ühistul plaan siit likvideerida ja siia siis niimoodi juurde tekitada seda vajalikku autoparkimisruumi. Ja tegelikult siin seda ruumi peaks jaguma küll, sest kinnistu on siin ligi 1000 ruutu ja nagu sa näed, siin on ka päris suur ja mõnus hooviala muruplatsiga, nii et siin saab sisehoovis mõnusalt aega veeta ja vaatame nüüd seda maja siis ka siit hoovi poolt. Kui nüüd seda maja vaadata, siis mitte miski ei reeda, et see maja kunagi oli selline vana ja nüüd sa vaatad, kui uus ehitis, et kõik on kapitaalselt rekonstrueeritud, välisseinad soojustatud, aknad uued korralikud, puitraamidel 3-kordsete pakettidega ja päikespaneelid katusel, soojusvahetiga ventilatsioon, õhk-vesi soojuspump tervele majale, autonoomne küte, nii et radikad on seintes ja samuti on osades korterites siis võimalus ka ahjukütte varianti kasutada. Aga liigume siis korterisse, mis on siis tänava poolt eraldi sissekäiguga ja vaatame selle kena korteri üle. Selle korteri kohta veel ütleks nii palju juurde, et näiteks siin on võimalik autot hoida kohe sul korteri akna all ka siin tänaval. Väga mugav trepist kohe uks korterisse ja ongi sul auto kohe siin ukse ees. Ja teine huvitav nüanss, mille ma selle korteri puhul välja tooksin, näiteks kui sa soovid korterit osta üürimise eesmärgil või soovid leida korterit lühiajalise üüri tegemiseks, siis näiteks selline korter minu meelest on väga hea, sest esiteks siin on eraldi sissepääs, häirib võimalikult vähe naabreid, üürnik tuleb, ei pea kusagilt ühiskoridorist läbi minema. Teine suur pluss on, ma tean, et raudteejaama lähedus on argument 10 minutit jala, rongiliiklus Viljandi-Tallinn suunal väga hea argument ja osad inimesed tulevad Viljandisse äkki rongiga teatrisse ja teevad siin korteris vahepeatuse ja siis 5 minutiga Ugala teatrist näiteks. Et see peaks olema ka selline hea pluss selle korteri juures. Ja loomulikult, kui teha lühiajalist üüri või üleüldsegi korterit üürida, siis kõik see välimus kokku, et see maja välimus tervikuna renoveeritud, ilus kaasaegne, pluss siis ka korter ise ja lähme tšekkame siis selle korteri järgi. Ja jõudsin nüüd korterisse ja korteri sees on siin selline mõnus väike esik, siin
väike pingike ära ja nagid ja radiaator on siin esikus ka koridoris olemas. Elektriga korter on tegelikult siis renoveeritud, uus elekter, uued põrandad, seinad, laed, torustikud. Ja korteri üldpinda on 35 ruutmeetrit, paremat kätt jääb siis köögiga elutoa osa ja siis sinu poolt vaadatuna paremat kätt magamistuba ja minu poolt vaadatud vasakut kätt ja selja taha siis pesuruum, WC. Tsekkame siis selle elutoa ruumi siin ja köögiruumi järgi. Komplektne köögimööbel, kõik asjad olemas, mis vaja, pliiditahjud, kubu, köögikapid, päris palju neid siin reas. Siin on pesumasina koht, siin kapi all ära peidetud ilusti kapi ustega, katab selle pesumasina ära. Ja samuti külmik on siin integreeritav. Ilusti sulandub selle heleda köögimööbliga ühtsesse tervikusse. Ja siia mahub ära päris suur diivanvoodi tegelikult ja kui siin nüüd vaadata, siis tegelikult mahuks selline L-kujuline diivan ka siia täitsa ära, et tuleks siiamaani välja ja jääks siin ruumi tegelikult laua panemiseks ja televiisori vaatamiseks ka. Väga mõnus selline heledates toonides. Jätab väga avara kaasaegse mulje see korter. Siin näed ka radiaatorid, samuti seintes saad siis reguleerida siit ka vastavalt oma vajadusele seda temperatuuri ja praegu on 2 peal ja ta on täiesti miinimum. Aga korteris on väga mõnus ja soe temperatuur. Liigume siis siit edasi, siit tulime sisse välisuksest ja magamistuba on siis siin tiivas. Parasjagu ruumikas, siin on ruumi suur lai voodi, 160 cm lai, väga mahukas suur riidekapp mahub siia kõrvale ära. Voodi kõrvale mahub ka peaaegu nibin-nabin 2 öökappi ära, kui nüüd see suur kapp võib-olla sinna seina pool natuke nihutada, siis mahuvad ilusti ära. Pistikud on seintes ilusti, siin on TV vaatamise koht, ilmselt saab siit ka netikaabli kätte ja kapiruumi siin on ka korralikult kõik, mida sa siin korteris siis ka näed praegu, see kapp, voodi ja köögimööbel, diivan. Ja need asjad on siis kõik ka siin hinna sees. Seintes näed veel siin ventilatsiooni sissetuleku avad. Ja korteris on tõesti mõnus selline värske õhk, ei ole umbne ega seisev õhk, et tunda on, et ventilatsioon siin ilusti töötab ja soojustagastusega vint on siis siin. Ja vaatame siis duširuumi ja pesuruumi ka üle ja siin on väga lahedalt tehtud sellised uksed, mis käivad duši nurgal ette. Liigenduksed, et saab kõvasti ruumi kokku hoida, kui need ilusti siin kokku klappida. Ja duširuum on niimoodi palju suurem. Kraanikauss koos kapiga ja siis WC-pott on siis siin integreeritud loputuskastiga. Nii et saime vist sellele korterile tiiru peale ja vaata ka seda korteri videot siin samas majas, kliki ja korter on teispool maja ning jälgi mind ikka YouTube'is, Facebookis, Instagramis, TikTokis, laigi, jaga mu kuulutusi, thanks selle eest, kui sul on kinnisvara teemalisi küsimusi, anna mulle teada, kirjuta maarjakarra.ee ja vaata mu kodulehte www.maarjakarra.ee. Ja loomulikult, kui seda korterit soovid vaatama tulla, siis anna mulle teada. Ja loodame, et siis kohtume peagi, kas siis laivis või siis uutes videotes. Tšau!